Väga hea meel on olla ja siin ja suur tänu Õdede Liidule selle kutse eest. Ja kui te näete enda päevakorda, siis minu teemaks, kui seda tsiteerida, see on nagu anti mulle eksamipilet ja oled siin kõrgkoolis ja siis oledki nagu eksamikomisjoni ees ja eksamipilet ka. Ja ega ma seda eksamipiletit vahetada ei tahagi, et teema on täiesti imposantne. Ja teema on siis sedasi, et lahti kirjutanud sulud algavad, raha, sulud lõppevad, investeeringud õdedesse ja küsimärk. Ja seda ma püüangi siis nii siin saalis kui ka kõrvalsaalis olijatele veidikene seletada. Esiteks märksõna raha. Kui me võtaksime siia kõrvale ühe tugeva majandusanalüütiku, siis ta suudab igale sõnale mingisuguse rahalise väärtuse panna. Olgu see sõna aitäh, olgu see mõte. Nii. Kust tuleb tervis? Vale. Vale. Oota, ma ei näita sinu slaide nüüd Annika kõik ära. Aga liigun ikkagi jooksvalt edasi. Siis tõepoolest, et kui me võtame selle sõna raha, siis tegelikult me võiksime öelda, et tugevana majandusanalüütik suudab igale sõnale, igale lausele, igale teole, igale projektile panna juurde ju rahalise mõõtme. Aga täpselt nii, et kui haiglad, sul on väga ilusad slaidid. Kui nüüd esimene slaid on ees, siis astun paar sammu tagasi ja kui te väsite minu vaatamisest, minu kuulamisest, siis vaadake neid paari pilte. Miks need pildid siia tõin? Ma ei toonud teile ühtegi Exceli tabelit, ma ei too teile seina peale mitte ühtegi numbrit, vaid need piltide peal on need inimesed, kelle tõttu me siin oleme täna siin konverentsil ja kellele see konverents on mõeldud. Nii et kui väsite minust, vaadake neid ilusaid pilte. Aga tagasi tulles raha juurde, siis tõepoolest on nii, et isegi kui näiteks tööandjatele tehakse sponsoreerimist ja tuuakse sponsori poolt mingisugused söögid ja joogid, siis tundub, nagu see on tasuta. Aga tegelikult kõik siin elus on ikkagi rahaliselt hinnatav. Nii et kõik investeeringud, olgu see isegi sõna aitäh, oleks omakorda rahaliselt määratletavad ja seetõttu ma räägikski hoopiski sõnadest investeerime ja õdedesse. Investeering. Võib-olla see määratus tuli sellest Õdede Liidu poolt, et regionaalhaigla üheks või regionaalhaigla missiooniks on investeerima inimeste tervisesse. Ja kui me räägime investeerimisest, siis tegelikult selle märksõna all me mõtleme väga paljusid asju. Me mõtleme investeeringud betooni, me mõtleme investeeringud uutesse ametikohtadesse, me mõtleme investeeringud üldse heaolusse. Nii et see sõna investeering katab endas ära ka väga palju aspekte. Nüüd õdedesse, õed. Kerli tegi juba selles suhtes väga hea sissejuhatuse, millest ma tahtsin ka omalt poolt rääkida. Kui ma regionaalhaiglasse 7 aastat tagasi tööle asusin, siis mulle vaatas vastu üks otsustus. Ja see otsustus puudutas lisapuhkuse päevasid. Ja see oli minu esimene otsustus, mis ma võib-olla vist esimesel töönädalaga tegin, et mulle ei sobinud see, et tööperesid eristati. Et siis näiteks tugitöötajatel oli 1 lisapuhkuse päev, õdedel oli 3 ja arstidel siis, ma ei mäleta täpselt, kas 5 või 7. Ja see oli otsustus, et kõik tööpered selles vaates on minu silmis võrdsed ja tänaseks päevaks on ka see, et kõikidel tööperedel, olemata sellest, kas sa oled arst, õde, kokk, raamatupidaja ja nii edasi, on sul võrdne lisapuhkuste päevade arv. Mina olen ise hariduselt jurist, kuigi tänaseks päevaks võrdlemisi mandunud jurist, sellepärast ma pole ammu selle teemaga tegelenud, aga
Õigusõpingutes õpetatakse võrdsuse põhimõtet ja võrdsuse põhimõte kõlab sedasi. Võrdseid tuleb kohelda võrdselt ja ebavõrdseid ebavõrdselt. Ja siin tekibki see küsimus alati, et kas arst on võrdne õega ja nii edasi. Teatud aspektides ei ole sellel võrdsusel või tööperedel vahet, vaid teatud aspektides võtame minu silmis lisapuhkuse päevad, on kõik tööpered võrdsed. Mingites aspektides tuleb kindlasti ka ebavõrdsus sisse ja seal võibki täiesti olla ka minu vaates see ebavõrdsus arsti ja õe suhtes, aga sellega ei rikuta tegelikult võrdsuse põhimõtet. Aga ma ei taha siit lausest lisaks rahale kustutada ära ka sõna õde, sellepärast et neid investeeringuid tuleb ka just õdedesse teha ja sellest ma räägin natukene eraldiseisvalt veel. Hiljuti tekkis mul võimalus külastada Ameerika Ühendriike ja tänu meie õdede kontaktidele sain ma käia ka Tampa General Hospitalis ehk siis Tampa haiglas, kus õendusjuht, kes mind vastu võttis ja kes vastutab ka magnetteema eest, ma arvan, et õed väga palju teavad, mis on magnethaigla, siis selle õendusjuhi üheks üllatuseks, kuivõrd oli Tampa haiglas töötanud selleks ajaks ainult 6 kuud, siis tema suureks üllatuseks oli see, et Tampa haiglas juhtkond rääkis töötajatest. Töötaja oli kohal number 1. Ta tuli Mayo kliinikust, kus oli harjutud rääkima patsient on number 1. See on ka see koht, alatine see võitlus, et kes on siis number 1, on see patsient, on see töötaja. Eestis räägitakse väga palju patsiendikessusest ehk patsient on number 1. Võib-olla teatud aastatel me peaksime ka rääkima sellest, et töötaja on number 1. Ja kus see tuleb välja ja mida just õendusjuht USA-s Tampa haiglas selgitas, on see, et nende positsioon, miks töötaja on number 1, on see, et kõik, mida selle töötaja suhtes tehakse, kõik investeeringud, mis töötajatesse tehakse, on väga vahetus seoses patsiendiga. See, kui investeeritakse töötajate, õdede heaolusse, see väljendub vahetult selles, kuidas see õde, arst suhtleb patsiendiga, kuidas ta suhtleb lähedastega. Kui patsientide jaoks ravikeskkonda parandatakse või töötajate jaoks ravikeskkondist parandatakse, siis loomulikult see mõjutab ka vastupidi. Nii et erisusi on, aga kindlasti ma ei taha väita seda, et me peaksime rääkima abstraktselt investeeringut tervishoidu, vaid me peaksime rääkima ka detailsemalt, et investeeringud õdedesse. Nüüd juristina meeldib ikkagi tõlgendada ja kui tõlgendada seda lauset investeeringud õdedesse küsimärk, siis küsimärk eeldab Eestis lihtsalt vastust, jah või ei. Väga lihtne vastus on loomulikult jah. Sellega ma siiski enda ettekannet ei lõpeta, lähen edasi ja siin tulevadki nüüd järgmised aspektid, millele ma peatun. Investeeringud. Väikesed asjad. Ja tegelikult Anneli Kannus enda ettekandes ka seda juba toonitas. Jällegi jõuan sellele, kes ma hariduselt olen, jurist. Kui ma maksuhalduri juures töötasin peajuristina mitmeid aastaid, siis mu lemmiktegevus seal oli kohtuvaidlus. Mul väga meeldis ja ma armastasin käia kohtus ja teha kohtuvaidlusi. Aga seal ma õppisin ühte asja. Kui olid väiksed kohtuvaidlused, võisid need kesta kohtus mitmeid aastaid. Suured kohtuvaidlused olid ühe kohtuistungiga läbi, otsus tehtud. Väiksed kohtuasjad andsid ka maksuseaduste tõlgendusi juurde, isegi tegid ettepaneku, et maksuseadust tuleks muuta. Suured kohtuasjad, mis olid mitmemiljonilised, ei pruukinud seda absoluutselt teha. Lihtsalt tähendas, et kas maksukohustusne peab maksma või mitte maksma ja millal peab maksma. Nii et väikestel asjadel võib olla väga suur jõud. Tulles nüüd rohkem tervishoiumaastiku juurde ja seal oli ka Kerli sissejuhatuses oli viide õunakoogile. Siis kui minu ema, kes töötas aastakümneid Viljandi haiglas lastepsühhiaatris, kui ta lõpuks otsustas minna mõned aastad tagasi pensionile,
tegeleda siis enda lilleaiaga ja ühe hobiga, mis talle veel meeldib, ehk küpsetamine, õunakoogid, siis Viljandi haigla kinkis talle Viljandi haigla logoga tassi. Ametiühing kinkis talle logoga vihmavarju. Ja kui ma mõned nädalad pärast tema pensionile jäämist läksin vanemate koju, siis ema näitas neid kahte asja. Ja ta oli väga positiivselt meelestatud. Tema ootus ei olnud mingisugune eripreemia ja nii edasi, aga temale oli see, et teda pandi tähele, et tema lahkumist pandi tähele, kas või nende väikeste asjadega ülioluline. Ja see, kui mõned kuud tagasi Jämjala psühhiaatria pidas enda juubelit ja kui ema kutsuti siis kolleegide poolt ka seda juubelit tähistama Võrtsjärve äärde ja siis ta helistas mulle kohe järgmine päev, kas sa kujutad ette, ma jõudsin kell 1 öösel koju. See oli nii fantastiline. Jällegi, väiksed asjad. Kui ma tulen nüüd nende näidetega PERH-i suunal, siis massaažitoolid. Juhatus ei ole PERH-is kunagi nii palju kiita saanud kui massaažitoolide paigaldamise eest. Üks töötaja saatis tagasiside kirjalikult. Lõpuks ma saan aru, et tööandja mind väärtustab. Ja see oli mulle tõesti väga suur üllatus, selline väike asi. Hiljuti tegime lõpuks regionaalhaigla koori. No mis te arvate, mis juhtus selle kooriga? Soovisime segakoori teha, loomulikult tuli välja naiskoor. Aga 58 liiget, sisuliselt Eesti suurim naiskoor ja kui te mõni õhtu vaatate Ringvaade, oli vist see Ringvaatesaade, siis te võite seda naiskoori ka seal näha. Jällegi tagasiside väga positiivne. Või see, kui aktiivselt õed kui ka hooldajad võtavad osa sellest võimalusest, mida me neile pakume tervisespordiürituselt. Olgu need Tallinna maratonid, olgu need Tartu suusamaratonid, olgu need mai- või naiste jooksud, väga aktiivne. Ja seal õed teevad väga selgelt ära ka arstidele. Arstide osakaal on ainult viimasel aastal näidanud kasvutendentsi. Muidu oli see ikkagi õdede ja hooldajate pärusmaa. Ehk need on need näited, kus investeeringud võivad olla ka väga väikesed. Mitte see, et ma kutsuksin teid nüüd siin üles, et hakake haiglatesse ja tervishoiukeskustesse ostma väga palju neid enda logoga tasse. See on see eesmärk, aga näidata erinevate näidetega see, et investeeringud ja heaolu saab alguse ka väikestest asjadest. Suured asjad. Kui väikesed asjad poevad nii-öelda hinge, sa mõistad selle asja väärtust, isegi kui tal rahaline väärtus võib olla võrdlemisi väike, siis nendest sa saad aru. Suurtest investeeringutest on kohati keeruline aru saada. Ma ei ole siiamaani veel vahetult saanud sellist kirjalikku aitäh, nii nagu ma sain massaažitoolide eest, meie PERH-i uue Y-korpuse eest. Y-korpuses on meil siis onkoloogia, mitmed teiste erialade palatiosakonnad kui ka patoloogia. Rohkem ma olen kuulnud seda, et küll see ventilatsioon töötab hetkel halvasti ja kõike muud, ehk siis sisseelamisraskused. Y-korpus rääks regionaalhaiglale maksma 55 miljonit eurot, seal on 15 000 ruutmeetrit, võimsad numbrid, aga tänusõnu pole veel saanud. Kuigi ma tean, et see on uus ja hea ravikeskkond ja töökeskkond ja ma tean, et tegelikult see tagasiside on positiivne, aga see on jällegi see, et kuidas inimesed tajuvad. Inimesed tajuvad rohkem väiksemaid asju kui neid suuri asju. Siis investeeringute sõna all olen ma välja toonud ka märksõna üllatuslikud investeeringud. Need on siis sellised investeeringud, mis isegi juhatusele tulevad üllatusena. Ja siia ma tooksin sellise märksõna nagu õenduslugu. Need, kes on PERH-i IT-st midagi kuulnud, teavad, et meil on kasutusel selline suurepärane tarkvara, suurepärane nüüd jutumärkides, nagu Ester. See vanaproua on meil tõesti mõlema jalaga juba seal kohas ja me teeme pingutusi, et asi läheks paremaks ja me otsime uut e-haiguslugu. Ja ma teadsin ja ma käisin erinevatel koosolekutel ütlesin, tahate Estrisse arendusi teha? Ei saa. Keeldun. Ja siis
ühel ilusal päeval õed tulevad koosolekule, teatavad, et nemad juba aktiivselt teevad sinna õenduslugu. Ja tõepoolest, meie õed väga palju enda tööd tegid paberkandjal. Me võtsime hiljuti kasutusele e-intensiivravi. See on suurepärane areng, õed, arstid teevad kõike digitaalselt, isegi info jookseb lausa masinatest sinna. Vau. Aga tõepoolest, mõningad investeeringud on üllatusinvesteeringud ja selleks on näiteks see, et meie õed tegid algust ja võtsid riski, et õendusloo erinevad elemendid püüda panna ka ikkagi sellesse vanatädi estrisse. Siis on veel investeeringud, mida me haiglas otsustame, aga mida me teame, et need on miinusprojektid, ehk siis see kulu-tulu pool ei tule kokku. Me teame, et mingisugustel aastatel see on miinusprojekt, aga me teame, et sellel projektil, piloodil, tegevusel on oma põhjendatus, on oma tervishoiupoliitiline suund ja seepärast me neid ka vastu võtame. Meenutame seda, et alles nüüd, mis oli alles aastal 2023, kui õendusüliõpilaste juhendamise eest hakkas riik maksma. Kahjuks on see ajutine meede, sellepärast et minu mäletamist möödas on REACT-EU vahenditest ja tegelikult siin tuleks leida see pikaajaline meede. Aga regionaalhaigla kui ka nii mõnedki teised tervishoiuasutused juba õendusüliõpilaste juhendamise eest juhendajatele ka tasu maksid, isegi varasemalt, kui siis riik sellise otsustuse tegi. Aga meil on jätkuvalt siiras usk sellesse, et jah, me saime selle rahastuse nüüd lõpuks, saime välisrahastuse, see on ajutine, aga lootus ei kao, et see oleks ka tegelikult püsiv. Õe iseseisvad vastuvõtud. Me teame sellest, et õe iseseisvad vastuvõtud on tervishoiupoliitiliselt äärmiselt põhjendatud. Eelnevatest ettekannetest ka me nägime, kuidas see on tõusuteel. Täiesti vajalik arstilt võtta ülesanded ära, panna õele ja õed tegelevad ka sisidede iseseisvate vastuvõttudega. Kuhu me aga komistasime möödunud aastal, kui me tegime täpsemaid analüütikaid, ehk siis nüüd tulevad mängu need majandusanalüütikud, siis me saime aru, et see on meile kuluprojekt. Arvestades haigla üldkulusid, arvestades regionaalhaiglas õdedele makstavat palka, ehk siis õe iseseisva vastuvõtu eest, me näeme, et see on kuluprojekt. Tuues siia mõne numbri, siis arvestades Tervisekassa rahastust, arvestades kollektiivkokkulepet, arvestades regionaalhaigla palgapoliitikat, arvestades suuri kulusid, mis on PERHis vaja üldkuluna katta, olgu elekter, küte või juhatuse esimehe tasu, siis kõiki neid tuleb arvestada, siis kahjuks me peaksime ütlema, et üks õde, kes teeb õe iseseisvat vastuvõttu, peaks aastas tegema 3600 vastuvõttu. Silmad lähevad suureks, ei ole teostatav. Me oleme nüüd selles viinud 2600 peale, on ka väljakutsu. Aga kui õde, kes teeb iseseisvaid õe vastuvõtte, teeb täis 2600 vastuvõttu, siis ta teenib ka enda palga täis. Aga ta ei teeni täis ta ei teeni täis tema ametikohaga seotud üldkulusid. Ehk jällegi üks koht, kus me teeme investeeringu sellepärast, et õe iseseisvad vastuvõtud on väga põhjendatud, seal ei ole kahtlust, aga me peame ootama, kuni erinevad hinnakirjad muutuvad mõistlikuks, et katavad ära kogu teenuse. Eile oli terve nädal, on regionaalhaiglas toimunud õenduse nädal ja eile oli meil õendusvaldkonna teadusarenduskonverents. Sama probleem nagu arstidel, arstid ikka küsivad, kuna me saame tasustatud teadustöötunde. Sama küsimus on ka õdede puhul. Regionaalhaigla üheks suureks miinuseks on see, et jah, positiivne, me teeme koostööd. Me teeme koostööd Tartu Ülikooliga, me teeme koostööd TalTechiga, me teeme koostööd Kunstiakadeemiaga, me teeme koostööd Tartu Tervishoiukõrgkooli kui ka Tallinna Tervishoiukõrgkooliga, aga meie kõrval, nii nagu on Tartu Ülikooli kliinikumil, ei ole ülikooli. See on tegelikult üks oluline arengupidur regionaalhaigla jaoks. Ja selle tasakaalustamiseks me peame ikkagi forsseerima ja investeerima arendusse ja
teadusesse. See ei ole meil kuidagi kulumudelisse sisse kirjutatud või Tervisekassa mudelisse sisse kirjutatud. Aga ainuüksi see, et me päevast päeva teeme ravitegevust, võtame vastu patsiente, saadame neid koju, kirjutame välja retsepte ja nii edasi, sellega me tegelikult ei arenda, vaid me arendamegi sellega, et me kirjutame uurimistöid, me osaleme teadusprojektides, me õpime magistriprogrammides kui ka doktorantuuris. Aga praegu ka, see on see investeering, mis me teeme, mis vahetult nii-öelda sisse ei too, aga me teame, et võib-olla kunagi 10 aasta pärast see teadusrahastus tervishoiu valdkonnale ka leitakse, aga see ei tähenda, et me seni peaksime ütlema, vot teaduse ja arendusega me ei tegele. Üks näide veel, vaimne tervis. Regionaalhaiglale oluline, tervishoiuasutustel on võib-olla see veidikene lihtsam, sellepärast et meil on ikkagi tööl kas psühholooge, psühhiaatreid, vaimse tervise õdesid, kes ka oma töötajaid saavad abistada. Aga kui meil regionaalhaiglas pakuvad seda teenust nii meie palliatiivravikeskus kui ka psühhiaatriakliinik, siis ilmselgelt on arusaadav, et nii mõnigi kord töötaja enda vaimse tervise probleemidega ei soovi oma kolleegi vastuvõtule minna. Ja selle jaoks me pakume ka võimalust enda koostööpartneri kaudu seda abi saada. Me planeerisime sinna summa. See läks möödunud aastal juba poole aasta pealt väga korralikult lõhki. Panime sinna summasid juurde ja siis küsisime enda koostööpartnerilt, et kus see konks on. Ja nad ütlesid, et üks asi on töötajate vaimse tervise mured, mis seonduvad tööga, aga väga oluline on ka see, mis seonduvad eraelu koduga. Tekkis meil diskussioon, et kas me peaksime need kaks asja eraldama, miks küll tööandja peab kinni maksma töötaja eraelulised probleemid. Saime kiiresti ise ka vastuse selgeks, et see, mis on tööl, mõjutab eraelu ja mis on eraelus, võib mõjutada ka tööd. Seega ilmselgelt me seal suuri erisusi ei tee. Aga investeeringuid selles raames tuleb teha. Investeeringute algatused on ka üks aspekt. Siin ma kutsun tegelikult üles kõiki, ükskõik mis tööpere esindajad olete, kas te olete hooldaja, kutsega hooldaja, õde, eriõde, siis teie algatusi tegelikult investeeringute tegevuseks väga oodatakse. Kui eeldada seda, et juhatus absoluutselt kõike teab, siis ega need tervishoiuasutused väga ei arene. Ehk teie algatused on väga olulised. Üks algatus, millest Anneli ka veidikene rääkis, oli tegelikult see, millega me oleme viimased aastad tegelenud, on, et õdede fookus oleks sellel, milleks nad on välja õpetatud, milleks või kelleks nad on ennast koolitanud. Ehk siis me oleme püüdnud vabastada õdesid nendest lisakohustustest ja meil on nüüd erinevates statsionaarsetes osakondades kui ka polikliinikutes assistendid tööl. Ja ma arvan, et see oli väga hea õendusvaldkonna enda algatus. Seal olid mõningad vastuseisud ja just nimelt nende puhul, kes on teinud tegelikult assistendi tööd, nad on küll õeharidusega, aga tegelikult nad ei ole juba võib-olla 10 aastat tegelenud tegeliku õetööga. Investeeringud, mida pole vaja teha. Ja siin ma nõustun igati ja see on ka väga halb kohustus haiglale. Investeering, mida pole vaja teha, on ületunnid. Seda me investeeringuks ka ei loe. 10. punktiks, mida ma välja toon, on investeeringud, mis peaks tegema riik. Ja vaadates tänast päevakava, siis ma näen, et kindlasti nendest teemades ka detailsemalt räägitakse. See on uued õed. Ehk siis õdede väljaõppe, konsensusleppe ja õdede harimine. Probleem, mida ma hiljuti väljendasin ka usaldusisikutele regionaalhaiglas, on see, kui Tervisekassa rahastus peaks ikkagi mitmel järjestikusel aastal vähenema, siis kõige suurem mure sellega ei ole mitte olemasolevate töötajate kontekstis, olemasolevad õed, olemasolevad hooldajad, olemasolevad arstid, vaid see kõige suurem mure on see, kas meil on rahalisi vahendeid haiglal, et moodustada uusi ametikohtasid ja võtta juurde täiesti uusi õdesid.
Varasemad aastad, kus meil on olnud ravirahastuse kasv ja väga korralik kasv, möödunud aastal regionaalhaigla arstid, õed tegid täis esialgse ravirahastuslepingu. Me saime circa 5 miljonit eurot täiendavat lepingut, ka see oli tehtud täis novembrikuuks ning novembri teine pool, detsember tehti juba tervishoiutöötajate poolt ületööd. Aga see annabki meile võimaluse, see täiendav töö, see täiendav leping kui ka lepingu kasv iga-aastaselt annabki meile tegelikult võimaluse uusi ametikohtasid avada. Kui aga lepingu maht väheneb või jääb stabiilseks, siis see tekib ka kohe küsimuse, kas me saame võtta tööle neid tublisid lõpetavaid residente, arsti ametikohtadele või neid õdesid, õendusüliõpilasi, kes lõpetavad suurepäraselt tervishoiu kõrgkoolid, kas me saame uusi ametikohtasid luua või mitte. Eriõde, täiesti asjakohane samm edasi ja siin mul on hea meel, et ka Tervisekassa näitas, millised täiendavad koodid on tekkinud. On räägitud standarditest, ma natukene imestan, et eelnevatel esinemistel kui ka Anneli Kannus millegi pärast ei rääkinud standarditest. Aga see on kindlasti kuhu suunas minna ja mina standardeid, tööaja standardeid igati toetan. 2 lõpusõna. Kus regionaalhaigla jäi investeeringuga hiljaks? Regionaalhaigla juhatuses on õendusdirektor alles 2 aastat, isegi natukene vähem. Ma arvan, et sellega regionaalhaigla jäi tõesti hiljaks. Kui võrrelda Ida-Tallinna Keskhaigla või näiteks võrrelda ka Tartu Ülikooli kliinikumiga, siis nende juhatustes oli õendushääl juba varasemalt aastaid esindatud. Aga õnneks ta on meil nüüd olemas. Investeerida tuleb ka tegelikult kuvandisse. Ja siin tuleb öelda tunnustavad sõnad Õdede Liidule, kes, ma arvan, on mitu sammu hetkel ees näiteks arstivaldkonnast. Me andsime paar päeva tagasi üle enda aasta õe, aasta hooldaja ja aasta tuleviku tähe tunnustused. Ja seal ma enda kõnes ütlesin, et pidevalt nurisev inimene, pidevalt nurisev kolleeg, pidevalt nurisev meeskond kui ka pidevalt nurisev organisatsioon ei näe tegelikult seda head ja seda kiiduväärt, mis meie endi sees on. Ja seetõttu on üleskutse, et jah, kriitiline peab olema, aga ärge unustage neid väikseid asju, ärge unustage tänulikkust ja ärge unustage enda inimeste tunnustamist. Ja tegelikult selleks, et õendusvaldkond oleks veelgi tugevam, tuleb ka pidevalt rääkida sellest positiivsest, mida te iga päev teete ja mida te iga päev saavutate. Kui me ainult räägime sellest, et on õdede puudus, siis ega ühiskond ka tegelikult selle õendusvaldkonna kui ka teise eriala valdkonna murede ja rõõmudega aktiivselt kaasa ei tule. Ja see, et märgatakse, seda näitab ka tänane päevakord, kus te annate omalt poolt üle tunnustused ja see tänulikkus on ka väga oluline investeering. Aitäh!